Ei eksisteeri riiki, kus oleks kõik ideaalses korras. Igas riigis leidub inimesi, kes ei ole praeguse olukorraga rahul. Kui küsitleda aga Eesti inimesi, siis leidub vaevu elanikke, kes on praeguse olukorraga täielikult rahul. Püüame leida 3 põhjust ja neid omavahel seotada ja lahendada. 10 000 lapsed elavad Eestis allpool vaesuse piiri. Muidugi ei anna selles süüdistada lapsi. Lapsed ei teeni raha ning elavad täielikult vanemate kulul. Seega tuleb kogu tähelepanu pöörata vanematele. Probleem tekib tihti just suurtes peredes, kus on palju lapsi ning vanemate sissetulek ei suuda neid kõiki korralikult üleval hoida. Ka Eesti riigi toetused ei ole piisavalt suured, et need palju saaksid kaasa aidata. Võib võtta näiteks, et Eestis on laste toetus 19 eurot kuus. Taanis ulatub see lausa 568 euroni. Я считаю, что это очень мало, и государство могло бы людям давать, детям точнее, для детей немножко постараться. Налоги у нас хорошие, взимаются, а возврат идет, конечно, мало. On, mis ta on, parem kui mitte midagi. Natuke võiks alati suurem olla, kellel seda raha ikka liiga vähe. Aga kas muidu teie tutvusringkonnas on lapsi, kes kannatavad vaesuse all praegu? Otseselt ei ole tegelikult, ausalt öeldes. Sellist tõsist vaesust, et ikka süüa ei ole ja nii edasi. Et tegelikult isiklikult ei tunne. Kõrgharidus on muutumas rikaste privileegiks. Olukorras, kus tudengite toetusest ei piisa, et õpingute kõrval mitte tööl käia, viib noored nõiaringi. Selleks, et ära elada, tuleks lisaks õppimisele tööd teha, millega jääb liiga väheseks aega, mida õppimisele kulutada. Samas, kui mõni ainepunkt tegemata jääb, võib ülikool nende eest raha nõuda, mis samas nõuab taas sissetulekut. Ütleme, mitte ainult raha ei mängi selle koha pealt rolli. Mõtlen, et tänapäeval on üldse suhtumine kõrgharidusse ja koolis käismise vähe nihu. Et on see grupp inimesi, kes tahavad käia ja kellel on see võimalus. On osa inimesi, kes tahaksid käia, aga neil ei ole seda võimalust. Et kui nende vaatenurgast vaadata, siis ilmselt on see muutunud. Aga ma kardan palju neid, kes ei saa aru kõrghariduse olulisusest või sellest, mis see endast on, et see ei ole ju tegelikult pelgalt koolis käimine sellepärast, et nii peab olema. Et pärast keskkooli tuleb minna ülikooli, et saada kraad kätte. Et mina isiklikult leian, et palju on selle suhtumise küsimus, et neil, kellel on rahalisi võimalusi koolis käia, need ei hinda seda ja need käivad selle pärast, et neil on see võimalus seal käia, et oleks paber, aga mitte niivõrd teadmised. Kolmandaks probleemiks on aga noorte tööpuudus. Viimase 2 aastaga on noorte töötus kasvanud üle 5 korra. 2008. aastal esimese kvartalis oli see 7,5%. Selle aasta esimeseks kvartaliks oli noorte töötusmäär aga tõusnud 40,6%. See näitab seda, et aina rohkem ja rohkem on Eestis töötuid noori. Samuti on näidanud statistika seda, et aina nooremalt luuakse perekondi ning sünnitatakse lapsed. Kui noored on töötud ja saavad lapse, toob see meid jälle laste vaesusprobleemi juurde. Kuidas te suhtute noorte tööpuudusesse? Noorte tööpuudusesse? Loomulikult iga tööpuudus on negatiivne. Aga noor inimene on ka väga tragi üldiselt. Ma ei usu väga, et see tooks meile nii palju kahju materiaalselt meie riigile. Kui me saame ükskord niisuguse õige hoo sisse. Ma loodan, et kõik läheb siiski hästi meie riigis. Noorte tööpuudus. Ikka leiavad, kui otsivad. Aga kas teie arvust peaksid üldse alaealised töötama? Ei. On teada, et Eesti riik on noor ning inimeste heaolu võib-olla ei ole nii kõrgel tasemel kui Lääne-Euroopa riikidest. Kus sellest tuleb aru saada ning võib-olla 10-20 aasta pärast on suurem osa muresid kadunud. Sven Olters, Karel Karlõpp ja Marek Kõbu spetsiaalselt projekti vaadates teise pilguga jaoks.